käik. No nii, tere õhtust kõigile rallisõpradele, 6. käik taas eetris on, Rootsi ralli laupäeva, võistluspäeva keskel isegi tegelikult lindistame seda saadet, kuivõrd esimesed 6 katset on siis sõidetud, 2 publiku katset veel natuke hilja õhtul on veel ees, aga siia vahele jääb siiski nii palju aega, et mõtlesime, et teeme selle saate vahepeal ära, et see liiga hilja peale ei jääks. Saate toob teieni mõistagi endiselt meie hea toetaja ja Ott Tänaku ametlikuks sponsoriks olev BetSafe ja Delfi stuudios, siin soojas stuudios oleme kahekesi endiselt, minu nimi Raul Ojassaar ja üle laua minust istub endiselt ekspert, asjatundja, spetsialist Karl Kruuda. Tervitused. Ja räägime siis mõistagi sellest kõigest, mis täna Rootsis juhtus. Alustame võib-olla sellest, mis Eesti rallisõpradele kõige südamelähedasem on, ehk siis Ott Tänak. No, mis seal öelda, enam paremini see päev ilmselt tema vaatevinklist ei oleks minna saanud, et ise sõidab väga puhtalt, plaanipäraselt, kontrollib seda sõitu. Esimene koht edu on peaaegu minut, fantastika. Tõesti, et hommikul siis esimesel katsel hakkasid kohe sunniniga edasi pusima ja sellest ajast peale on Ott väga tugevalt ja kindlalt just esimese otsa aegu sõitnud ja tegelikult kui sisekaamera pilti vaatad ka, et siis kõik tundus nagu väga kontrollitud ja kindel ja siis tegelikult hakkas ka nagu liikuma seesama jutt just Oti kohta, et viimased pool aastat on ta seda nagu teinud ja neid aegu niimoodi lajatanud ja siis seekord oli ka hommikul, et kui Ott ütleb, et everything is okay, et kõik on hästi, et see on üks kaardetumaim sõnum juba praegusel rallimaailmas, et kui kõik temal on hästi, et siis vastas tema jaoks ei ole ja tõesti minut edumaad viimasele päevale minnes paar väikest super specialit, et sõna otseses mõttes ta võib sekund kilomeetril aeglasemalt sõita ja nad tulevad võitjateks, ma loodan. Just nii, seda oli täpselt nendest Oti katselõpu intervjuudes ka näha seda sükest rahulikust kontrollitust, et vahel ta on ikka süke natuke tusane või pahur seal, siis täna oli ikkagi selline väga rahulik, aeglaselt võtab omal, ma ei tea, kindad käest, kiivri peast, rahulikult räägib juttu, ei mingisugust sellist mõistukõnet ega midagi sellist, et lihtsalt kõik on kontrolli all, aga nagu näeb välja selline nagu A-Teami Hannibal, I love it when a plan comes together. No täpselt, et nagu hea vaadata sellist asja muidugi Eesti rallisõbrana, aga pärastlõunastel katsetel, kui see tee oli nüüd, ta läks küll iga sõitjaga kiiremaks, aga ta oli siiski selline suhteliselt salakaval, nagu me nägime, suhteliselt mitmed sõitjad tegid eksimusi ka, arvates, et ta mängis natuke tulega ka seal, ühe katse võitis seal isegi, surus ikka, või ta ise küll ütles, et ta ei surunud, aga kui katse aegu vaadata, siis ikkagi päris kenasti võitis selle katse ära ühe, et arvad, et see oli selline ainult täiesti kontrollitud sõit või natuke mängis tulega? Ma arvan, et ta täna ei mängi kordagi tikkudega ka, nagu tulest oli asi väga kaugel, sellepärast, et kui tema eile ja just Ogier läks esimesena või nii-öelda Newville teisena ja tema siis kolmandana, et siis nendel olid need rajatingimused nii keerulised lihtsalt, et nemad pidid tõesti, siis nad riskisid. Ja eile oli see nii-öelda võtmepäev, et sa pidid ennast nii hästi sõitma kui võimalik, et saaks täna startida siis tagantpoolt ja õnneks tal tuli see kõik välja ja seda ta nimetas ka siis nagu oma plaaniks, et see oligi see taktika või mõte ja hetkel nagu tõesti, et tal jookseb kõik täpselt nii, nagu minema peab, plaan on paigas ja mees järgib plaani ja hetkel on minemas selle suunas, mida me kõik jälle ootame. Just rallivõidu suunas, aga rallivõidu suunas oli mõnes mõttes minemas ka Teemu Suninen, kes eilse päeva nii-öelda esikohal lõpetas. Temale siis saatuslikuks said 2 sellist väljasõitu, kõigepealt kohe seal päeva alguses jäi sinna hange kinni, natuke läks aega, et tal seal pealtvaatajad ta välja lükkaks, langes sinna 8. kohale vist selleks hetkeks poolteist minti kaotas. Jah, Tänak oli tast selleks hetkeks juba esimesel katsel nagu möödunud, aga teiselt kohalt 8. ikkagi suhteliselt selline õnnetu juhtum, et kõigepealt see olukord oli nagu niigi selline, kõigil oli kahju temast, eks ju, noor poiss siin tuleb, vaatad, hingab Tänakule kuklasse, aga seejärel jällegi leidis oma kiiruse üles, ta hakkas sealt, ta oli küll kõige tagumine mees, stardipositsioon oli super,
ja hakkas seal järjest neid mehi ära võtma, aga siis siin päeva viimasel pikal katsel veel üks väljasõit ja oligi kõik. Mõlemad vead, mis ta tegid, ei olnud ka nagu võib-olla nii väärilised, et see teisel katsel täna hommikul siis, mis oligi, lõppes mäest alla nii-öelda mööda suusamäge alla tulemisega, et seal ta jäi korra lihtsalt hange kinni ja nagu pealtvaatajaid nii palju ei olnud ja kaotas oma minutike pluss, aga no viimasel katsel ikkagi tegelikult oli nagu väga õnnetu juhus mehel, et pani spinni või läks nagu pikaks ja spinnas ära ja peaaegu oleks üle katuse siis rullunud, aga puu jäi ette. Tänu sellele, et see puu jäi ette, et oleks üle katuse võib-olla rullinud, oleks asi nagu natukene pehmem olnud, aga et kuna see puu seal ees oli, et siis tal turvapuur sai viga ja kahjuks tema enam ei saa jätkata ja ei saa jätkata ka homsete punktide peale, sest tal võeti kohe, absoluutselt kohe raja pealt maha, et tegelikult ongi, et turvalisusega nii palju ei mängita selles spordis, et kui sul on mingi väike täkkegi turvapuuril ka, et siis sul on lips läbi, et aitab küll. Jah, FIA siis väga, väga rangelt seda kontrollib ja reguleerib, nii et Teemu Sunini homme ka ei näe. Kahjuks mitte seekord, jah. Jah, punktikatsel oleks tegelikult olnud kindlasti üks mees, kes oleks võinud selle kõrget mängu mängida. Mehel on väga hea O-kolli ka seekord, jah, ja tõesti tegelikult kahju, nagu sa ütlesid, tegelikult on mehest kahju. Et näitas ennast suurepärases küljest ja kõik 2 viga ta tegi ja need 2 viga sa said ka saatuslikuks seekord. Just, aga see Sunineni ärakukkumine tähendab seal seda, et Tänaku selja taga teise koha peale käib väga, väga pingeline võitlus. No ütleme, tegelikult isegi 4 meest on seal kõik konkurentsis veel teise koha peale võitluses. Andres Mikkelsen siis hetkel kaotus 54,3, Esa-Pekka Lappi 56,2, Thierry Neuville 58,8 ja Elvin Evans minut 0,6,7, et teda ka ei saa veel päris siin maha kanda. Päris põnev siuke poodiumi kohtade heitlus on siin ikkagi lõpukatsetel lahti minemas. Ja tegelikult on veel lisaks selle peale, et nendel nüüd täna õhtul on veel 2 katset, mis on väiksed sprindid ja just öeldaksegi sprintide kohta, et sul on nagu, sa võita ei pruugi palju, aga kaotada võid kõik ja tegelikult kui sa lähed ka natukene turvalisemalt või aeglasemalt just nendele katsetele sõitma, et siis sa tegelikult võid ka päris palju kaotada. Et ka täna õhtul, kui kellelgi on mahti, et siis vaadake ikka telekast, et see võitlus käib tänasest õhtust homse viimase katseni kindlasti väljas 4 mehe vahel, kes siis võitlevad teisele ja 3. kohale tegelikult poodiumil, et nii-öelda Otil on natukene turvalisem, aga teistel pole midagi teha. Peavad natukene rohkem keskenduma ja ei saa lipsu nii lahti lasta seal ümber kõri, et on veel keeruline. Jah, ja no eriti muljet avaldav võib-olla oli Thierry Neuville'i sõit täna, tegi seal ühe sellise 3-6-0 spinni ka veel, aga sellest hoolimata, kui vaadata neid ainult nii-öelda tänaseid aegu seni, kui 2 katset on veel sõita, siis Ott Tänak on esimene, Sebastian Ogier kaotas tal 4 sekundit puhtalt tänaste katsete pealt ja Neuville 8 sekundit, et ikka see sama kolmik on seal koos, aga see Neuville'i sõit oli täna kuidagi eriti selline mõnus agressiivne ja ta ikka võttis mõnuga ka neid sekundid tagasi järjest. Aga ta ütles ka eile, et küsiti, et Terri, et mis siis sa näed, et mis võimalused on, et kuus sa lõpetada võid, sa ütles, et ikka top 3. Jah, teine koht vist isegi mingi hetk oli ta välja öelnud, jah. Et see oli vist siis juba, kui Suninen, eks ju, oli seal hommikul ära kukkunud, aga tõesti. Et mees tuleb jõudsalt, et pole siin midagi öelda, et kellelgi siin lihtne ei ole ja selle peal tegelikult tehti ka ju väike vangerdus just Esa-Pekka Lappile, et Ogier kaotas, võttis trahvi 15 minutit, siis sai 2 minutit ja 30 sekundit trahvi selle eest, et startida täpselt Esa-Pekka eest, et oleks viimane puhas joon, et keegi nagu, kes aitaks just Esa-Pekkat, mis oli siis Terri ja Esa-Pekka vahel. See on ka selline natukene piiride peal vangerdused ja Citroenisse, et kuidagi just live TV-s jooksis ka see nii hästi nagu kokku, et keegi ei teadnud, kus nagu Ogier on, mäpi peal kuskil seisab, et kas mingi mure, mis jama on. Aga tegelikult oli hoopis lihtsalt see, et prantslased tegid oma väikse nips-naps liigutuse ja nad kasutavad päris palju ja Ogier on seda eelmisest aastasest ka näha. Eelmine aasta Rootsis samamoodi ju punktikatsega. Jah, et tema teeb neid liigutused natukene, kes ütleb selle peale, et see on ebasportlik või see ei ole nagu õige, aga nagu teistpidi nagu tegemist on 6-kordse maailmameistriga, kes mängib reeglite sees. Me teame, et siis hakatakse reeglit proovitakse ümber muuta, aga tegelikult see on üks ka taktika, mida tuleks kasutada ja see taktika teeb põnevamaks just meie jaoks. Et autod ja autotootjad on nii võrdsed ikkagi,
et igalühel natukene, kuskilt tahaks natukene ikkagi kunagi ikka tehti väga palju nalja. See on, mis eile või üleeile meile Bosse rääkis, et tema peab nüüd ülesõitudel ainult kuulab, kuidas kaardilugeja räägib reeglitest, enam ei saa nautida ka seda, mida sa teed, ainult pead ümber õppima. et tõesti, mina ei ütle midagi halvasti ja Esa-Pekka pärast seda tuli ka väga hea hooga ja tegelikult veel on poodiumil ja täitsa võib teiseks tulla, et meeskonna pärast on see üks parimad otsused, mis nad tegid. No see Ogier nii-öelda taktikaline lüke, ütleme siis, nimetame seda niimoodi, põhjustas tegelikult vaatasin Eesti ralli sõprades ka päris palju sellist viha või arusaamatust või sellist solvumist, et ma mäletan eelmine aasta Rootsis tegelikult oli täpselt sama lugu, et nõuti, et reeglid tuleb muuta. Siin pandi ka otseblogi kommentaariumis hakkasid inimesed pakkuma, et alguses arvati, et Ogier üldse katkestas, et ta pärastlõunatele katsetele üldse ei tule, et autot ja rehve ja mida kõike veel säästa. Aga lõpuks saadi ikkagi aru, et ta starti tuleb lihtsalt teises järjekorras, et äkki pandi selline mõte ette, et äkki kui sealt nii reedel kui laupäeval katkestanud ja siis selles superralli või mis see uus nimetus seal on? Superralli, jah. Mingisugune uus nimetus seal igatahes vist sellest hooajast on, igatahes kõik teavad, millest me räägime, selles süsteemis nii-öelda 2 korda oled katkestanud, siis punktikatsele ei võiks punkte saada. Me enne lindistus ka natukene sinuga sellest rääkisime, sa olid pigem sellisel negatiivsel seisukohal. Seal on ka oleneb, millise mätta otsast sa vaatad, et kui sul on autol olnud tehnilised mured, et siis olgugi, et tegemist on ühtse suure meeskonnaga, kes teeb seda tööd, et tema peaks, et siis see on ka nii-öelda vastutusrohke koht. Aga samas, kui sa oled sõita, siis see on et sul on viimasel päeval, et sul on midagigi võimalik sellest etapist saada või kui sa oled lihtsalt ebaõnne radapidi läinud, et sul see võimalus ka ära võetakse, et Montes tegelikult on see niimoodi, et kui sa esimene päev katkestad, saad teine päev jätkata, aga kui sa teine päev katkestad, siis sa ei saa jätkata ka, et siis ei ole võimalus sul punkte saadagi. Et selles mõttes on ühtepidi on õigus, et kui sa oled rajalt väljas käinud või mingi apsakas on juhtunud, et siis tegelikult oleks reegel selline ainukene, mis päästaks selline juhul on kunagi oli. Kui läheb välja, siis läheb välja, ongi kõik. Mine koju ära, vaatame järgmine kord uuesti. Aga siis see meie jaoks see teleka vaatajale kaob see põnevus ära. Lõpuks vaatad, et võib-olla sellel ralli kujuta ette tegelikult, kui palju oli superrallisi ja lõpuks vaatad 3 autot tees otsas. Et ta nii-enda marketingi mõistes vist ei lähe kokku. Samas mõtlesin, et Markus Grönholm oleks ju võinud täpselt samasuguse liigutuse teha, temal ka ju üldarvestus midagi püüda ei olnud, oleks ka saanud äkki paremates tingimustes sõita, et tema, ma ei tea, kas ta ei tulnud selle peale või ei tahtnud seda teha. Eks seal tekibki see sportlik käitumine, et kui tegelikult Citrooni mõistes nendel on ka natukene võib-olla selline, et kuule, meil on ainult 2 autot nii või naad ja sa olete kõik 3-ga. Selles mõttes nad võib-olla toetuvad just nendele plokkidele, mis ei tekita head tunnet, et võib-olla jääb inimestel vähe mõru maitse suhu. Käituvad ebasportlikult. See ei ole, aga see on reeglites on see ka lubatud, ühtepidi on ta ebasportlik, aga see ongi see, et kui suur on kellegi südametunnistus. Ja sellisel juhul eks maailmameistri tiitlite nimel tehakse ikka kõik, et eelmine aasta ta ju mitu korda palus meeskonnas, et meeskonna abi ja Elvini abi, et siis mööda teda lasta, et ta saaks 1 punktigi rohkem. Vaata, praegu aitas lappid kohe ette, et siis kui tal teise sooja pooles on abi vaja, et siis saab kohe tagasi küsida. Aga tegelikult, kui ütleme neid superralli süsteemis sõitvaid autosid on, ütleme sellisel laupäevasel päeval, täna on seal ees mitu tükki, kellel pole midagi üldarvestes püüda, ja kõik tahavad niimoodi teha, siis tegelikult ju lõpuks tekib ajakava ju läheb lõhki. Aga siis on ralli korraldajal on tegelikult alati sellisel juhul võimalus, et lihtsalt peatab selle asja ja ütleb, et kolle, kõik oma kohtade peale tagasi. Et lõpuks nemad saavad ühtepidi saavad seda muuta, et öeldakse, et küll riigigruppe, aga siis kui tekib stage delay või katse hakkab hiljaks jääma, et siis sa pead oma koha peale tagasi minema. Et seal mingid reeglite ja kuskil vahel on, et tegelikult see juhtub ka, et miks ta võttis enne katset selle oli, et kui katse peale oleks olnud delay, siis ta oleks saanud ainult trahvi. Sellepärast ta pidi võtma täpselt enne katset, mitte servisest välja minnes või midagi. Et muidu ta oleks pidanud jääma oma kohale, kui tekib mingi viivitus. Et see on väga läbimõeldud asi ikkagi. See on läbimõeldud lõpuni välja. Ja eks prantslasel see muie näos oli ka täpselt siuke, hei, mis mõttes, ta on ju stardis. Just,
tegelikult tiimikorraldusest natuke juba rääkisime, Andres Mikkelsen teisel kohal, Thierry Neuville 4. kohal praegu ja Lappi on nende vahel. Arvad või näed sa, et seal on Hyundai'l ka mingisugused mõtted selles suunas juba liikumas, et noh, Neuville selgelt ju nende esinumber on, et äkki laseks selle Mikkelseni kuidagi sinna Neuville'i selja taha? Tead, ma arvan, et siin 4 sekundiga ei hakata üldse seda mängima, et kui ma arvan, et nende kõikidel on täpselt võrdsed võimalused, et versus see, et Mikkelsen ja Neuville hakkavad kohti vahetama, siis sellega võib lõppeda see, et Lappi saabki lihtsalt teise koha ja Hyundai saab selle arvelt nagu vähem punkte. Et pigem ma arvan, et seal on ikkagi iga mees oma eest, sest tegemist on ikkagi hooaja algusega. Et see Lappi seal vahel natuke nagu päästab ka. Nats Lappi päästab jah. Aga ütleme, kui seda Lappit ei oleks, seal Lappi oleks, ma ei tea, Neuvillist või noh, Mikkelsenist kas või eespool seal 10-15 sekundit, siis arvad ikka, et oleks Mikkelsen ja Neuville mõlemad enda eest väljas? Ma arvan, et veel on, sellepärast, et liiga vara on nagu tekitada neid pingeid sinna meeskonna sisse, et nagu hakatakse juba kedagi nii-öelda nagu eelistama kellelegi teisele. Äkki Andres võtab jalad kõhult välja, hakkab sõitma, siis poole aasta pealt võib-olla hoopis Terri on see, kes peab nagu kõrvale astuma. Et pigem ma ei usu, et praegu jah, nagu väga kardinaalseid liigutusi keegi tahab nagu teha. Sellest tekib võib-olla ainult pinge nagu meeskondas sisse. Aga sellegi poolest on mehed olnud väga kiired täna, päris palju on juhtunud nii ka meie teistel Eesti poistel, kelleks on siis Ken Torn ja Kulder Sikk, kes siis kahjuks ka käisid külje peal 13. katsel, aga 18 minti nad see või suure aja nad sinna jälle kaotasid, kaevasid, aga pealtvaatajaid õnneks oli olemas, said nad välja edasi liikuma ja nüüdseks on ka jõudnud siis tänase pika katse lõppu. Kaotust on küll palju, aga sellegi poolest on teine Eesti mees Roland Poom koos Ken Järveojaga, et siis Martini onupojaga ka siis sellisel juhul lähevad ka ilusti kõrges joones ja on hetkel teisel kohal. Kaotus 1,5 minutit muidugi see, kes ennem juhtis, Rätström tegi mingi apsaka ja tal vist läks radiaator. Jah, tema sõitis välja, seal oli kellelgi teisel oli radiaator, mis läks, et see oligi vist Rätströmil, aga no eks radiaator läheb siis, kui sa välja sõidad. Tannertil oli ka mingisugune. Tannert oli ka. Igatahes probleemi on olnud seal ja vahed on päris suured, et aga noh, Ken Torn 13. katsel jäi sinna külje peale seisma, kaotas seal peaaegu 3 minutit, aga 14. katse jällegi võitis, nii et selles suhtes tublid mehed, Ken Torn ja Kulder Sikk. Hoog on. Ja Roland Poom tegelikult debüütralli JVRC sarjas midagi erilist pole justkui näidanud, aga on suutnud tee peal püsida ja liigub praegu kindla poodiumi koha suunas. Eks see JVRC on ka natukene rohkem maraton, kui on ka VRC, et need VRC-d on ikkagi tegelikult nagu tangid, millega sõidetakse suht 200 kilomeetrit tunnis puude vahel, et kui JVRC on natukene nii-öelda nagu hobuse kaarik, et kui sa need autos nagu vahetad neid autosid, siis sa saad aru, et see üks auto ikka üldse edasi ei lähe, aga seisma jääb muidugi jube hästi, sest ta on nii kerge. Sellegi poolest on ka seal päris palju juhtunud ja sa pead arvestama natukene rohkem, kuidas sul auto vastu peab, et sa pead hoidma natukene autot mõnes kohas rohkem. Ja tegelikult siin raskemad etapid on veel meestel ees ja eks Roland esimese etapi kohta sõitis väga targalt ja kui ta niimoodi lõpuni tuleb, siis on suurepärane avatulemus esimeselt siis lumeetapilt Rootsist. Just, vaatame natuke peale ka Betsafe'i koefitsientidele siin hoolimata sellest, et see tänane päev veel nii-öelda poole peal on, 2 publikukatset veel ees, siis on juba erinevad koefitsiendid üleval, näiteks praegu Ott Tänaku ralli võidu peale saab panustada 1,04-ga ja see võib-olla erilist väärtust ei paku, aga võib-olla jällegi küünikute eripakkumine ja see, et Ott Tänak ei võida rallit, on 9,05, et teame, autosport, motosport, tehnikasport, kõike võib juhtuda. Kõike võib juhtuda. Jumala eest, et kõik panid oma Loctite õigesse kohtuna. Just. Ja Rootsi ralli punktikatse võidule saab samuti panustada, seal kusjuures ei ole Ott Tänak kõige väiksema koefitsiendiga, on hoopis Sebastian Ogier, 3,75 Ogier koefitsient ja siis tulevad Tänak ja Neuville mõlemad 4,00. Seal tuleb juba see mängu, et sellel punktikatsel, seal ta ei tohi enam seda vangerdust teha, mis ta täna tegi, siis ta peab minema ikkagi ees otsas rajale ja üldiselt siin tegelikult Teemu Sunnin on minu pakkuminegi tegelikult. Tema on olnud terve nädalavahetus väga kiire.
aga Teemu ju lõhkus omal puuri ära. Muidugi. Oleks Teemu, kurat. No siin on Esa-Pekka Lappi veel 7,00, Latvala 8,00, aga noh. Latvala tuleb ka liiga eest. See sama Tänaku 4,00 tegelikult kõlab päris hästi. Oota, aga miks siis Teemu veel siin sees on? Jah, võib-olla siin jäänud veel sisse Betsafe'is, aga jah, muidu kui ta ei oleks ära lõhkunud, siis oleks tõesti päris hea variant, nii et hästi Betsafe'i lehelt Ott Tänaku kategoorialt leiate erinevad rallipakkumised üles, neid võimalikke koefitsiente on seal leidumas veelgi, aga meie lähme meie lemmikrubriigi juurde, küsimuste rubriigi juurde. Meie lemmik, äkki on kõigi lemmik. Kõigi lemmik. No me ei olemegi kõik, on ju. Aga küsimusi on taas tulnud palju ja lubasime eile ette võtta Peetri küsimuse JVRC kohta. Ja mitte küsimuse, vaid lausa küsimuse, et suhteliselt palju tahab seda siis selle JVRC kohta teada, nende Ford Fiestade kohta, mida seal kasutatakse. No nii. Et kas kõigil on sama mudel, esiteks? Kiirküsimused siis ja kiirvastused? Kõik on sama mudel, aga kuna tegemist on ikkagi tehnikaspordiga, siis mingid erinevused võivad kuskil olla. Palju on keegi rohkem sõitnud, kui puhtad on lõõrid. Aga kõikidel on sama auto, samad rehvid, samad seadistused, et sa saad ainult amorte keerata, et autod on samas balansis, sama kõrged, sama võimsad, sama turborõhuga, kõik on sama. Sõitjad on sees erinevad ja täpselt nii suur see vahe ongi. Kas need autod tuleb siis võistlejatel Rootsi rallijärjalt kuskile tagastada või jääb see neil endale? Nad vist lähevad kuskile Poolasse mingisse hooldusesse või on nii? Poolas on siis M-spordi nii-öelda teine kontor, mis rannibki siis seda esiveduseid või seda JVRC programmi just VRC tarbeks. Sellepärast hoitaksegi need autosid kõike võrdsetena, et siis kõik nii-öelda tuleb ainult puhas nii-öelda talent või sõidukiirus ja nii-öelda nagu tarkus tuleb välja, aga nemad ise ei tee mitte midagi, et seal on terve suur meeskond ja mitu veoautot ja need pärast Rootsit sõidavad ka otse sinna Poola Krakowi külje alla ja seal neid hooldatakse ja parandatakse ja sealt siis juba liiguvad edasi järgmisele etapile, et sõitjate kohustus on lennata kohale, muretseda endale raja tutvumise auto, rajaga ära tutvuda, neile pakutakse seal süüa ja väike test on ka ees, aga mitte midagi nagu suurt, aga samas seda tehakse kollektiivselt ja seal on mingid õppetunde ja igast asju, et testida aidata. Tegelikult väga palju ei saa selle võistlusautoga. Väga palju ei saa jah, et pigem just kohalikus või nii-öelda inimesed rendivad kõrvale, et kes tahavad seda tiitlit ikkagi võita, et auhinnaks on ikkagi R5 auto. See aasta siis Emil Bergqvist sõidab ehk siis eelmine aasta võitja sõidab Ford R5-ga ja see auto on siis põhimõtteliselt tema oma. Et ta auto rannimise kulud peab ise siis nii-öelda otsima. Just. Ja teine küsimus, mille täiesti huvitaval kombel ühel päeval küsisid 2 erinevat inimest täpselt samasuguse küsimuse, Marko ja Karl, mõlemad siis sellele mõttele tulid. No nii. Ja see küsimus on muidugi põnev, see on intrigeeriv. Kui on teada, et piloot või sõitja siis kaupleb oma palga välja tiimiga, siis kuidas on lood kaardilugeja? Kas kaardilugejad saavad seda palka meeskonna käest või saavad nad mingisuguse osa sellest sõitja palgast, kuidas see asi seal üldse töötab? Täiesti kõikidel on omad mingid diilid, et kes saab protsendi palga numbrist, kellel on eraldi lepingud, et Citroen näiteks, kui meie sõitsime Martiniga, tegime Citroeni arendustest, et siis meid mõlemad palgati lepinguga sinna. Citroen otse palkas, et mina selle eest nii-öelda siis see läbi minu ei käinud. Ja aga suurtel sõitjatel praegu on ka, et kellel on siis nii-öelda 2 lepingut ja kellel on 1, et mõned kaardilugejad on otse lepingut teinud ka nii-öelda siis tehastega, et ei olegi sõitjaga mitte mingit puutumust. Ja teisel on siis see, et kui sõitja teeb, siis sõitja kas annab mingi protsendi või kuidagi siis nagu tema taskus siis kaardilugejale. Ja teine küsimus sellele järgi ongi see, et kui suur see protsent siis on, et kui palju saab, kui ütleme, teame siin mõned tippsõitjad saavad 1 miljon, paar miljonit eurot aastas, siis mitu protsenti sealt kaardilugejale läheb? No raske öelda. See tõesti, see on, ma ei tea seda numbrit, seda ma arvan, et peaks küsima Martini käest, kes on võib-olla kõige targem selles pooles. Palju palka saad lihtsalt. Aga kus kunagi ei tohi vaadata kellegi teise inimese rahakotti. Selles mõttes, et mehed teevad sellist tööd, et nad reisivad üle maailma kõik aeg niimoodi perest eemal ja tegelikult riskivad kõigega oma eluga, et meie saaks elamust nende tööst. Et mina ei taha teada, ma täpselt ei tea ka,
numbrid on olnud erinevad, on väiksemad ja suuremad, on olnud boonusprogrammid, et see jääb nende teada ja ma arvan, et see peaks ka mind ei huvita. Ma ei oska aidata sellega. No ütleme nii, et mina ka ja muidugi mul kokkupuudet ei ole olnud, aga ma näiteks pakuks lihtsalt. Ma lihtsalt pakun mingi numbri ja siis ütle, et kas see võiks olla lähedal. No ütleme, sõitja saab mingi summa ja siis kaardilugeja saab 15% sellest. Kas seda vähe või seda on palju? Ma arvan, et see on väga mõistlik. Mina sõitsin Matuga koos, siis meil olid nii-öelda summad ja auhinna rahad olid jagatud 70-30. Et meie nii-öelda, see oli näiteks minu diil temaga, et siis kõik, mis me võitsime, et siis me niimoodi selle jagasime. Mina pean paar otsust kiiremini vastu võtma, nii et me paar asja nagu rohkem tegema, samas tema teeb rohkem tööd võib-olla autos ja hotellitoas, et mõlemad on tegelikult ikkagi meeskond ja see peab hästi toimima, et siis mina nägin seda asja alati niimoodi. Selge, hea vastus vähemalt. Aga mis seal ikka, kellel on veel küsimusi, häid küsimusi, nii intrigeerivaid küsimusi, siis saatke need meile aadressil 6kaik@delfi.ee või siis võite oma küsimuse esitada ka Delfi otseblogis kommentaariumis. Aitäh, et olite meiega, jälle päris selline pikk saade tuli, aga kindlasti põnevat juttu oli palju. Järgmine 6 käik siis eetris juba homme pärast seda, kui Rootsi ralli on oma lõpplahenduse saanud, nii et saame loodetavasti rääkida sellest, kuidas Ott Tänak on ka nüüd asfaldil, kruusal ja lumel ühe ralli võitnud, nii et sellisesse klubisse ta loodetavasti pääseb siis homme, aga sõita on veel 5 katset kokku, nii et kui tänased 2 katset veel ka sisse arvestada, nii et minna on veel palju. Kuulata saate meid nagu ikka Delfi taskust ja erinevatest rakendustest, nii et aitäh, et kuulasite ja kohtume homme. Tänud ka minu poolt ja oleme homme siis samal ajal samas kohas. 6 käik.